Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Ja see on see päev, mille issand on teinud. Ja kui tema on oma raamatusse kirjutanud sinu ja minu elupäevad, siis järgida tema tahet, ehitada oma elu tema tarkuse najal ja elada sellest jõust, mis tuleb tema käest, osadusest temaga, on kõige tähtsam asi iga inimese elus. Ja üks viis selle sisse kiigata on lugeda Jumala sõna, mis kannab Jumala väge. Me loeme täna hommikul Juuda kirjast. Nüüd Juuda kiri on kirjutatud usklikutele. Ometigi Juuda mainib ära, et usklike seas, Jumala koguduses, Jumala rahva keskel, võib olla neid, kelledel on täiesti väär hoiak ja motivatsioon. Ja ta viitab siin neile salmis 11 öeldes häda neile, et nad on läinud, need inimesed on läinud Kaini teed ja on andunud Bileami pettusele tasu eest ja Korahi kombel vastu hakkamisega on läinud hukka. Nii et ta mainib siin 3 isikut, Kaini, Bileami ja Korahi. Nüüd Kainist on juttu 1. Moosese raamatus, 4. peatükis. Ja see kõik siin leiab aset peale Eedeni aiast Aadama ja Eva väljaviskamist pärast patu langemist ja kui Aadam ei tunnistanud oma pattu ega võtnud vastutust oma tegudest, vaid me teame, süüdistas naist ja süüdistas Jumalat oma probleemides ja paljud mehed teevad seda muidugi tänapäeva nii, süüdistavad kõiki teisi, välja arvatud iseennast ja et võtta vastutust oma tegude eest. Seal väljaspool aeda siis sündis neile Kain ja peatselt ka temale vend Aabel. Kainist sai põllumees. Aabel aga oli karjakasvataja ja meile öeldakse siin salmis 3, et mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Jehoovale roaohvri maaviljast. Ja ka Aabel tõi oma pudulojuste esimesest soost ning nende rasvast ja Jehoova vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale, aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Ja me teame, mis siit edasi juhtub. Kain lõpuks lööb maha oma venna Aabeli. Nüüd kõigepealt on huvitav tähele panna, et nii Kain kui Aabel tõid Jumalale ohvrit. Mis ütleb seda, et Jumalale meeldivad ohvrid. Ja üldse elus selleks, et kuskile jõuda, midagi saavutada, midagi märkimisväärset ära teha, see läheb maksma midagi. Me ohverdame oma aega millegi arvelt selleks, et teha teatud asju. Nüüd elus tähtis on hoida balanssi, hoida oma prioriteedid õiges kohas ja mitte lasta kiiretel asjadel võtta tähtsate asjade koha. Me kõik võitleme selle tendentsiga tänapäeva ülikiires maailmas, kus me nagu tormame ühest asjast teise. Meil on vähem aja, ressurssi asjade jaoks, mis täidavad meid. Ja nõnda palju aega läheb selle peale, mis imevad meid tühjaks ja pole siis ime, et inimesed on väsinud, ärevuses, depressioonis, masendunud, tunnevad ennast üksikuna ja nii edasi. Aga rääkides ohvrist, mida nii Kain kui Aabel tõid, siis peame küsima, et kust tuli üldse selline idee tuua Jumalale ohvreid. Kui ma tegin oma lõputööd magistrikraadi saavutamiseks ja uurisin koguduste kümnise andmise kohta, siis lugedes ühte raamatut, mis oli ühe doktori poolt kirjutatud, kes oli siis kümnisest teinud doktoritöö, mis tähendab seda, et see oli väga põhjalik, järeldas ta seal, kui Abrahamist rääkides, kes tõi kümnist pärast seda, kui ta oli võidu saavutanud seal ühes piirkonnas kohalikule kuningale, Melkiseedekile. Ja see kirjanik järeldas seda,
Et juba tollel ajal oli seal piirkonnas, mida me täna kutsume Araabia maadeks, selline komme, et kui keegi, kes elas kellegi territooriumil, pidas mingisuguse militaarse sõjalise akti kellegi rühmituse või jõugu või mingisuguse suguharu vastu, siis sellest saagist, mida ta sai, pidi ta tooma 10 ehk 1/10 kuulus kohalikule kuningale, kelle territooriumil ta oli seal võidelnud ja selle võidu saanud. Ja see raamatu kirjutaja väitis, et sealt tuli see põhjus, miks Abraham seda tegi. Kui ma seda lugesin, siis ma ei saanud parata, et mõelda selle tõiga peale, et hiljem ju 10 sai üks osa käsuõpetusest ehk Moosese seadusest, mis on aga väga ebatõenäoline, et Jumal võttis sisse oma käsuõpetusse ühe paganliku kombe, mida siis vastavalt sellele kirjanikule Abraham praktiseeris, kuna ta viis 10 Melkisedekile, siis hiljem Jumal võttis selle seaduse, ütles, teil paganad on päris huvitav põhimõte siin, ma arvan, ma võtan selle endale üle vaid et ilmselgelt pidi olema see Jumal ise, kes õpetas esimestele inimestele andmise tähtsusest, rääkides ilmselgelt ohvrist ja mina usun ka 10. Ja see esmavili, mida Aabel toob Jumalale, väljendab 10 printsiipi, ehk ma tunnustan sellega, et minu edu ja kordamineku taga on rohkem kui lihtsalt minu enda käsivarre jõud, vaid Jumal andis hingeõhku. Jumal hoidis mu südant käimas. Tema infrastruktuuri ma kasutan siin, kõik puud, kõik maapind, kõik vesi, kõik asjad on tema loodud. Ma lihtsalt täiendan seda, aga algmaterjal tuleb tema käest ja minu 10 on lihtsalt minu austuse akt, avaldus Jumalale, kes kõige selle kordamineku taga tegelikult on, kes minu elul on lasknud tulla siia maa peale, kes oma soosingut on andnud, kes on juhtinud mind selles keerukas elulabürindis, kes on toonud õiged inimesed minu tee peale, kes on korraldanud asju nõnda, et ma isegi pean tunnustama, et minu elu ei ole olnud lihtsalt juhuste rada, vaid kellegi käsi juhtis mind ja kellegi õnnistus saatis mind ja see on see 10 põhimõte. See on huvitav, et Eedeni aias peale pattu langemist Jumal ise rajas selle ohvri printsiibi, näidates inimesele ohvri tähtsusest. Nüüd Kaini patt oli selle jumaliku autoriteedi mitte tunnustamine ja Kain oli valmis iseka agenda tõttu lõhkuma seda, mis oli ühisosa ehk vendlus ja tänapäeva kontekstis võime öelda koguduse üksmeel. Ja Kainil oli ennast õigustav eluviis ja kui siin räägitakse ärge minge Kaini teed, siis viidatakse mitte minna selle filosoofia järgi, mille alusel Kain tegutses ja et ta oma elu oli rajanud ebajumalikele printsiipidele. Nüüd järgnevaks öeldakse siin, et me ei anduks Bileami pettusele. Me teame Bileamist, et ta oli mees, keda Baalak, Moabi kuningas, tahtis palgata selleks, et ta neaks Iisraeli. Baalaki agenda oli militaarselt rünnata Iisraeli ja nad hävitada, aga ta mõistis, et neid on liiga palju ja et see armee, kelle vastu ta peab minema, on suurem temast. Selleks ta tahtis, et Bileam esmalt neaks Iisraeli, et siis vaimsed jõud töötaksid Iisraeli vastu, et kui siis tema läheb militaarse jõuga võitlema, selle võidu ta tõenäolisemalt siis ka saavutaks. Mida me teame Bileami kohta oli see, et ta kuulis Jumala häält. Me ei saa teda kutsuda tingimata prohvetiks, sest et Vanas Testamendis nimetatakse teda tegelikult ennustajaks vastavalt Joosua raamatule 13 ja 22. Ja me teame seda, et Bileam tegelikult
kõigil kordadel, kui kuningas tahab teda saada needma Iisraeli, tegelikult hoopis õnnistab Iisraeli rahvast. Kuningas on muidugi selle üle täiesti pettunud ja püüab teda kordi ja kordi saama ikkagi Iisraeli needma. Ja lõpuks Bileam ei tee seda ja me teame, et see oli Jumala üleloomulik vägi ka selle kõige taga, et see ei saanud lihtsalt juhtuda. Ja me loeme sellest 4. Moosese raamatust peatükkidest 22-24. Ja kuigi seal otseselt ei ilmutata, et Bileam oleks midagi väga valesti teinud, siis ilmutuse raamatut lugedes 2. peatükk ja 14 salm öeldakse meile, et mul on sinu vastu, et sul on seal neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest. Ja mis see Bileami õpetus siis oli? Kes Balakit õpetas, see on seesama Moabi kuningas Balak, õpetas teda võrgutama Iisraeli sööma ebajumalate ohvreid ja hoorama. Ja 4. Mooses 31 ja 16 kinnitab seda, me võime lugeda siit. Vaata, nemad olid ju, kes Bileami nõu järele saatsid Iisraeli lapsi Jehovale truudust murdma. Peori pärast nõnda, et Jehova kogudust tabas nuhtlus. Ja kuigi Moabi kuningas Balak ei saanud ennustajat Bileami needma Iisraeli, siis sai ta ometigi Bileami tegema väikeseid kompromisse, kus ta õpetas Iisraeli vaenlastele, kuidas võrgutada Iisraeli ebajumala teenistuse ja hooramisega. Ja 2. Peetruse 2 ja 15 ütleb meile, teatud inimestest rääkides, nad on hüljanud otsese tee, nad on ära eksinud, käies Bileami, Peori poja teed, kellele ülekohtu palk oli armas, mis viitab sellele, et kuigi Bileam kuulis Jumala häält ja lõppeks tegi ju Jumala tahte järgi, mitte nii nagu Moabi kuningas ihaldas. Ometi lasi väikseid kompromisse oma südamesse ja tema motivatsioon muutus valeks, kuna ta ihaldas ülekohtu palka. Ja 3. Juuda kirjas on viidatud Korahile ja tema vastuhakule. Me teame, et Korah oli Leevi soost, samast soost, kus oli Aarongi, aga ta ei olnud mitte preesterlikust, aaronlikust suguharust. Korah ihaldas enamat võimu, kui tal oli. Ja ta veenis 250 meest, kelledes seas olid mitmed suursugused tähtsad nimed ja koguduse juhid, vastuhakku teostama Moosese ja Aaroni vastu. Nüüd nad võitlesid Jumala rahva juhtide vastu. Aga Jumal vaatas seda kui vastuhakku tema vastu, sest kui Jumal on pannud juhi üle koguduse, siis vastuhakk juhi vastu on vastuhakk Jumala vastu, kes selle inimese pani. Ja see oli täpselt see, mida Korah tegi. Tema motivatsioon oli vale ja kogu see asi lõppes sellega, et maa avanes. Ja Korah ja kõik see kamp seal, nende kinnisvara ja kõik, mis neil oli, kõik nende vara, lihtsalt kadus maapõue. Pumm! Nii et Korah ihaldas endale seda osa, mida Jumal ei olnud talle andnud, ehk teisisõnu. Paulus ütleb hiljem Timotusele, et Jumala kartus on suur tuluallikas, kui see on ühendatud rahul olemisega. Ja mitte kõik meist ei ole elus sama pulga peal, ei tee samu asju, meil ei ole samasugune platvorm, me võib-olla ei puuduta miljoneid inimesi, aga meil kõigil on oma osa siin elus täita ja tasu igavikus ei ole mitte selle eest, kui suure töö me ära tegime või kui palju inimesi see mõjutas, aga kas ma tegin Jumala tahet. Nõnda võib olla mõni pastor kuskil, ma ei tea, Ameerikas või mõnes teises maailma osas, pastoriks suure, massiivse, mitmekümne tuhanded liikmed, ta on televisioonis, ta on tuntud nägu YouTube'is ja keegi teine ühes väikses külas pastoriks võib-olla 10, 15, 20 inimese üle ja nõnda aastakümneid
et üks oli silmapaistev ja kuulus ja teist juhti teati ainult kohalikus plaanis. Tasu on sõnakuulelikkuse eest ja tehes Jumala tahet. Nii et Juuda õpetab meile olema ettevaatlikud 3 asja suhtes, mis nendele inimestele juhtusid. Kain, sama himu hävitas tema elu. Bileam kuulas küll Jumala häält, aga kasuhimu moonutas tema südame motiive ja lõppeks ta läks eksiteele. Ja Korahi patuks oli võimu iha või himu, ihaldades endale midagi, mida Jumal ei olnud talle andnud. Ja sellepärast ka Juuda kirjutab mitte minna Kaini teed või anduda Bileami pettusele või Korahi kombel minna vastuhakuga kaasa. Selle asemel ta ütleb siin, et aga teie armsad, salm 20, rajage endid oma pühamaile usule ja palvetage pühas vaimus ja hoidke end Jumala armastuses ja oodake meie issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks ja halastage teiste peale, kes kahtlevad. Nii et sõbrad, need on need mõtted Juuda kirjas seal hommikul. Ma usaldan, et issand õnnistab sind ühe hea päevaga. Tema on hea, tema heldus kestab igavesti, tema ustavus põlvest põlve. Olge vahvad, aitäh kõigile kanali tellijatele, toetajatele. Näeme varsti jälle. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.